lennujaamas ja käes on oktoobrikuu ja lastel tuleb koolivaheaeg ja me otsustasime sõita Hispaaniasse. Kuna meil siin on vihmased ja sambused ilmad, siis me loodame Hispaanias leida sooja ja päikest. Täna muidugi paistab päike, aga muidu on jah väga vihmanud. Ühesõnaga, me läheme jälle puhkama ja päikest otsima ja järjekordselt teeme ka videosid. Ja seekord siis koos lastega ja püüame siis oma reisiplaane sättida siis ka nende järgi ja vaadates neid kohti, mida me kavatseme seal nii-öelda uudistada, siis ka endal on väike lapselik elevus ja põnevus, mida me seal näha võime. Risu. Lõpuks saime lennukisse ja nüüd siis Saksamaale ja sealt edasi Hispaaniasse. Lennuk on suht täis. No jõudsime ilusti Saksamaale. Lennujaamas on päris palav. Peaks riideid vähemaks võtma. Ja nii lihtne see ongi. Frankfurdis ootasime oma järgmist lendu 6 tundi. Mis sa arvad, palju see komplekt maksab? Ma arvan, et 100 eurot. Tule vaata hinda. 699. Vau, seda on meil vaja. See lõikab ise. Tuleb ja lõikab ise. See trimmerdab muru ka ära, ne? Jaa, muru ääred ka. Tunnen nagu Ameerikas, et kui ütled, et suur latte, siis ongi suur latte ikka. Hea kohvi. Ma olen lihtsalt fuusi pildistamises nii halb. Vaata, kui hea. Siin on mozzarella, tomat, basiilik oli ka siin vahel. Ja siin peal on oregano. Kahjuks normaalset toitu siin lennujaamas ei müüda, et igal pool on mingid sandwichid ainult ja mingid selline teema, et ju siis kiirtoit ühesõnaga. Ma loodan, et kui me tagasi tuleme, et siis me ise ühed suured võileivad ei ole. Tallinnas sõime Subways ja lisaks pakuti lennukis ka söögiks võileiba. Üleval oli hullult rahvast. Nüüd tulime siia alla oma värava juurde ja nagu te näete, siis kõik on tühi. Hea, rahulik ja vaikne. Nagu eestlastel ikka meeldib. Peace, love, yo! Ja nii need tunnid möödusid. Meie teine lind hilines natukene, aga kõigest pool tundi, et ei midagi hullu. Lihtsalt saame hiljem magama. Lõpuks saime lennukisse ning öösel jõudsime Valenciasse. Sõitsime taksoga hotelli ning saime magama.
esimene hommik meil siin Hispaanias, Valencias. Tundub, et majad on väga sellised kitsa vahega. Aga me oleme õnneks sellisel tänaval, kus autod ei sõida, aga hästi palju kaubandusputkasid peaks olema. Eks me nüüd sööme kõhu täis ja siis lähme uudistama linna, sest eile kui jõudsime oli pime ja ega siis suurt ei näinud enam midagi. Võtsime Starbucksist kohvi omale ja jalutame siin ringi, leidsime nüüd ilusa purskkaevu. Aga varsti võtame takso ja võtame suuna loomaaeda. Jõudsime nüüd loomaaeda ja territoorium tundub väga suur olevat, et oleme siin alles alguses, ühtegi looma veel näinud ei ole, aga kõnnime edasi ja küll need tulevad. Varsti näeme Ragnarit puuris. Kui nagu käid loomaaias ja mõtled, et mingid trellid on ees ja puurid ja värki, siis siin nagu loomad on täiesti vabalt, siin ei ole mingit trelli ega midagi ei ole ees. No, leemurid olid lihtsalt puu otsast kõndisid ringi, et nagu väga äge. Juba soovitan kõigile Valencia loomaaeda tulla. Ragnar, sinu leidsime ka ülesse, näed seal, istud seal, puhkad.
selle 5 sendise tegi ju nagu lihtsalt lapikuks, siin taga on see 5 sendise märk veel peal. Lottemaal oli sama asi. Lottemaal oli Lottega. Lihtsalt sööme siin jäätist ja naudime ilusat looduse vaadet. Siin on küll need palmid ees, aga siin kitsed, tinnud, kaelkirjakud, kõik liiguvad vabalt ringi. Lõvi puhkab kivi otsas. Nii, mis ma kokkuvõtteks võin öelda, see loomaaed on väga äge. Loomad ei ole puuris, loomad oleks nagu keset loodust. Selles mõttes, et kui sa Tallinna loomaaias käid nagu ühe puuri juures teise puuri juurde, siis siin sa näed mitme erineva nurga alt loomi ja kõik nad oleks nagu vabas looduses. Nüüd soovitan, tulge siia Valencia loomaaeda, kui te tahate olla nagu looduse keskel loomaaias. Siin oli tõesti ilus. Päike paistab, loomad naudivad oma kohta looduses. Loomulikku keskkonda. Siin on jälle Barbi. Ja loomad nägid jälle ilusad. Mõnus oli jalutada. Kuidas sulle, Grete, meeldis? Hästi tore oli. Hästi äge oli see, et kõik loomad olid, või nagu selles mõttes, et loomi oli mitu eri riiki looma oli näiteks pandud ühte puuri ja siis nad elasid seal kõik koos. Karolin, kas teinekord tuled veel mõnda teise loomaaeda, kui me lähme kuskile Euroopasse või mõnda teise riiki? Võib-olla jah. Eestis küll loomaaeda enam minna ei taha pärast seda kogemust. Jaa, et pigem niimoodi reisida ja vaadata. Ja see on vahva, kus loomad on sinu pea kohal. Sa vaatad ja loomad on siin samas.